meil täitus 1000 subscriberit, mis on nagu väga tore ja me ei eeldanud oma 2 aastat tagasi, et meid nii palju hakkavad vaatama ja jälgima, nii et see on väga tore, et te seda teete. Ja väga tore, et te pakute meile nõuandeid, räägite, mis on hästi, mis on halvasti ja küll me õpime ja see on väga tore, et te kaasa elate. Nii et nüüd siis järgmise 1000-ni. Järgmise 1000-ni sa paned siukseid eesmärke või? Mina küll omale eesmärke ei pane. Minu jaoks on see, meie jaoks ma arvan ikkagi on see hobi pigem. Just. Et me teeme seda enne kõik iseenda jaoks. Ja tore, kui teistele ka meeldib vaadata, aga jah, me teeme ikka asju nii, nagu me ise tahame. Noh, ja Vorst on ka väga excited. Ja nagu näete, ta on väga õnnelik 1000 subscriberil. Tema on kõige õnnelikum. Uus päev on aeg teha tööd, sest on nädalavahetus. Ints juba niidab, võib-olla te kuulete kaugusest. Ja minu eesmärk, nagu te nägite, siis Ints tegi korda selle kasvuhoone ümbruse ja nüüd ma siis pean selle ära värvima. Et kui me toopäev käisime mööbleid ja asju vaatamas, siis ostsime ka värvi ära, et siis ma saaksin värvima hakata. Nii et minu ülesanne on täna värvida ja ma tahan emme kinkis meile ühe siukse pisikese niiduki, millega saab umbes mingi puu ümbert teha ja kasvuhoone ümbert, et siis ma proovin ka seda, et see siuke käsiniiduk hästi kerge. No, mul oli kunagi lapsepõlve kodus ka see ja siis mulle täiega meeldis see, nii et kui ma rääkisin emmele, siis emme kinkis meile selle. Nii et jah, täna siis siuksed eesmärgid, et Ints juba tublisti niidab ja siis hakkad mina ka tööle. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Best thing that I'll ever know. Mõtlesin, et ma natuke jutustan vahepeal, mis ma siin mõtlesin. Esiteks ma mõtlesin selle peale, et suht crazy on mõelda, et mingi selle näiteks 1 või 2 pärast on meil juba oma duširuum. Loodetavasti, aga suure tõenäosusega on. Ja see on minust nagu ülega. Sest
meil pole oma duširuumi olnud nüüd nagu põhimõtteliselt mingi veebruarist saadik. Et oleme alati kellegi teiste juures pesemas käinud. Ja nagu see on väga tore, et me saaks lõpuks oma duširuumi. Ja tegelikult on nagu crazy mõelda, et me mingi märtsis ostsime selle ja praegu on august. Ja meil on nagu varsti uus kodu olemas. Mis on ülitore. Mitte, et mulle nagu ei meeldiks seal saunamajas elada, aga lihtsalt tahaks suuremat space'i just nagu köögis mässamiseks, kuna nagu köök on ikkagi põhimõtteliselt kodusüda. Siis ongi just see, et tahaks nagu kööki normaalselt. Et ma saaks asjad ilusti ära panna, organiseerida ja igast asju, et mul on nagu ruumi. Et ma igatsen nagu seda. Ja noh, ongi, et ma saan iga kell minna nagu duši alla, kui ma tahan, et ka see on see, mida ma nagu igatsen. Aga võt, peagi saab. Ja muide, tahtsin ka seda rääkida, et kuigi täna Int saab mind ülinärvi, ma ei tea miks, aga ta lihtsalt hommikul tegi silmad lahti juba ajas mind närvi. Mõnikord on lihtsalt siuksed päevad. Ja siis päeva lõpuks ma olen ikkagi õnnelik, et ma seda kogu teekonda teen Intsuga. See lennuks seda, et me oleme ikkagi nagu suht palju oleme nagu ühel arvamusel, kuidas, mis värvid ja nii edasi. Et selles mõttes mul on nagu päeva lõpuks ikkagi hea meel, et me Intsuga seda teeme. Ja kuigi ma igatsen suht palju ka nagu reisimist, just nagu bussiga, siis peab natuke aeg üle elama. Sest see aasta me kindlasti kuskile minna ei saa, sest et ma lähen kooli ka tööle, aga nagu lisatööna. Et see ei ole mu täiskohatöö, vaid ma lähen üks päev nädalas, et siis see on siuke lisatöö. Et kuna me teadsime, et see maja ehitamine võtab aega, et siis ma saan nagu senikaua natuke lisatööd teha, aga noh, nüüd põhimõtteliselt maja saab valmis, siis noh, jah. Aga no mis seal ikka, elame üle. Ja siis saab hakata jälle mõtlema bussiga reisimise peale, mis oleks ülitore. Vot, igatahes lill talk ja ma jätkan oma tööga. No nii, ja saigi värvitud. Teibid tuleb veel maha võtta, aga ma jätan natuke ja lasen kuivada. Aga juba jälle kenam. Nüüd mul on majast ilus vaadata. Ja ma mõtlen, et siit on ka nagu värvimata. Aga ma ikkagi siit vist ei värvi, aga ma enne avasin, et mul on nagu siit ülevalt värvimata, aga ma vist siit ei pea, sest mul on siin need ees. Et siis pole nagu näha. Jou, rahvas! Sa veel kõvemini. Mis püsti, mis pikali? Ma ei hakka Ma oleks ikka kommenteerima. pidanud Taavile väikse räppi tegema. No, oleks. Kõik teised teevad, ma oleks pidanud ka tegema. No ma ei tea, no miks sa varjad oma andeid? Ma ei tea. Ma olen natuke häbelik. Mul on lavahirm. Miks sa mulle nad annad? Mis ma nendega teen? Kas ta pea ka sinna vette? Lukad. No tavaline, kui sa midagi teed ju. See ei lähe veega üle. Võib läheb ka. Tänapäeva värvides läheb. Võib-olla ei, ikka tuleb ära. Tuleb kenasti. Kas nüüd hakkad niitma või? Ma veel korra mõtlesin, et äkki ma värvin siit ülevalt ära, aga ma ei tea, vist pole vaja. Praegu, kui selle kile ära võtame, siis teeme. Vaatame üle seda. Praegu ei ole mõtet. Siin on see eest nagu ka. Jaa. Enam-vähem. Sai jälle parem küll. Jaa, kindlasti on parem. Parem kui varem. Mul olid vahepeal emotsionaalsed minutid, ma rääkisin. Sul olid emotsionaalsed minutid või? Jaa. Nojah, Ma olgu. rääkisin endaga ka siin kõik lugusid. Väga tore, sest mina pean muidu kogu aeg kuulama su emotsionaalseid lugusid. Kes siis voo? Kas sa näitad oma uut niidukit ka neile või? Sa ei ole näitanud raudselt. Ei ole, ma lihtsalt rääkisin endale. Vaadake, tal on uus niiduk. Oi. Ma niitsin sellega juba. Jaa. Aga täitsa enam-vähem niitis, aga noh, ütleme nii, et hoovi sellega ei niida. Aga noh, selle jaoks, et põõsaste vahelt lasta ja nii edasi on okei see. No see ongi selle jaoks. See ei
hoovi niitmiseks. Hoovi niitmiseks peab see suur olema. Aga ma ei taha seda. Mulle meeldib see. Lähme siis proovime. See on ikka raske. Sa ei pea tõstma seda ja see sõidab ja seal rattad all. No varsti on ees. Oota, ma pean teisele poole minema vist. Nii. Kas see võti on lõik? Vist on nüüd õigelt. Ja sellel on jälle mingi omakorda mingi aku, nagu mingi Boschi aku on tal seal sees. Nagu Euroopa Liit võiks teha seaduse, et kõik need akuasjad peavad olema ühesuguste akudega. Et kõik akud on standardsed, samamoodi nagu mobiililaadijad tulid, et USB-C peab kõigil olema, isegi Apple tegi USB-C. Samamoodi nad võiks teha, et kõik need akud peavad olema ühesugused nendel tööriistadel, et sa ostad lihtsalt tööriista ja akud on sul kõik ühed, nagu mitte, et igal asjal oma tööriistad, sest mina pean näiteks kõik Makita tööriistad nüüd ostma, sest mul ainult Makita akud. No jah, sest ma tegelikult tahtsin seda ka siukest Makita oma, aga ei müüdud siukest. Ainult suured olid. Ainult see käsi oma oli see ja mingi muu firma, aga siis ma võtsin selle. Jah. Nii et Euroopa Liit, kui sa vaatad, sa kindlasti vaatad, siis tee ära. Kristjalist, palun. Hakake tegema. Mis tahad? Tegeme pannkooka. See on minu tehtud tormuus. Nutella. Ja paihovi. Ühesõnaga perekondlik hommikusöök oli meil. Vorst oli ja kanad olid ka meil õues. Kanad jooksid ka õues ringi. Lasime neil natuke olla, kuna neil endal muru joles käisid natuke nokkimas, said mingi, ma ei tea, võib-olla tunnikest ei saanud. Aga ma unustasin võtme maha. Aga mis ma tahtsin rääkida on see, et eile me tutvustasime Kärdi uut muruniitmisvahendit. Täna ma tutvustan enda uut muruniitmisvahendit järjekordset. Ja täna on meil siis muruniitmispäev. Ja Heinz peab mulle vaarikatesse teega tegema, sest sõbranna avastas, et meil on vaarikaid. Ja ala vaarikad, nii et äkki on maitsvad. Ühesõnaga, mina hakkan trimmerdama ja Kärt hakkab oma selle pisikese junniga siis niitma. Eile ma lasin siis Frankensteiniga ära ja siis puude ümbert ja siis ma lähen lasen kuskilt mingit suuremat võsa, et ma ostsin omale ühe uue aparaadi selle jaoks. Aga ma võtan võtme ja siis toon ta siia ja näitan teile. No nii, siin ta on. Makita akutrimmer 2 akuga seekord. Suur, korralik. Ma ei ole seda veel kordagi käima pannud. Aga jah, ma vaatasin siin, kuidas see trimmerimees siin lasi omal, tal oli ka akutrimmer ja suht selgeks sai, et mul on ka vaja suurt trimmerit, et see pisike ei kõlba kuhugi, ma olen sellest juba pikalt rääkinud. Ja siis otsustasime, et võtame ligi ühe, et saab sükest võsa ja kõike sükest lõigata. Et lisaks sellele, et tal on siis nagu jõhvi pool, siis tal on sükesed plastikust terad kaasas. Ja lisaks on ka metallist ketas kaasas, mida ma ei võtnud garaažist kaasa praegu, aga siuke metallist ketas, millega saab siis väikest võsa ka võtta. Et siuke riistapuu siis.
ja täna siis testin seda, lasen siin Kärdile vaarikate juurde raja sisse, et ta saab minna neid vaarikaid vaatama, mis me siin avastasime. Vot siuksed lood. Et ma ei oska veel ühtegi kommentaari anda, kui hea või halb see on. Ma loodan, et ta on hea. Aga teen proovikatsetused ära ja siis annan oma esmamuljed. Noh, lasin siin sisse raja vaarikateni. Nagu mu outfitist näha on, siis see masinal on kõvasti rohkem jõudu kui sellel vanal käkil. Vaadake, nüüd tuleb see kvaliteedikontroll, tuleb kohe vaatab üle. Kas kõlbab siit üldse? Siit? Very good, very nice. Siit saab kenasti minna. Teiselt pool on liiga palju mingi puusodi ees, et seal ei saa lasta. Saad lihtsalt proovida, kas need üldse kõlbavad süüa. Juba said nõelata vaarika käest. Sobivad, jah? Jaa, neid pole väga palju. Väga palju ei ole, natuke on siin saad söömiseks endale korjata. Eks siin tuleb korda kõik teavad, siin on jälle mingid palgid vanad, ma ei tea, mis siin toimunud on jälle. Sest aga samas näevad mingid nagu tulevad, võib-olla need on need sügisepoolsed vaarikad. Vot ma ei tea, jah. Eks kui siin kõik puhtaks teha ja siis iseenesest nad võivad ju siin ka olla nagu. Ma arvan küll, on need seal. No seal on ka veel vaarikaid, vaata, seal on kõik vaarikaid täis. Siin on kirsse, siin on vaarikaid, siin on kõike. Aga ma ei tea, millal me jõuame siin selle puhtaks teha. See aasta ilmselt ei jõua. Jah, siin on ka kõik täis, jah. Vaarikad, siin on päris palju. Ja seal on kirssi jälle. Need mõlemad on siuksed nagu levivad nagu umbroht ju. Suht kiiresti hakkavad levima need mõlemad, nii et saab mõelda. No kirsse nii palju kindlasti ei jäta siin. No vaarikuid nii palju ei jäta. Olgu. Mõned need puud ja on okei küll. Olgu. Aga nii palju ei jäta. Olgu, aga lähme ma räägin oma uuest trimmerist nüüd veel natukene oma esimestest kogemustest. Vorst, mis leidsid? Vorst leidis hiire või midagi. Igastahes, mis ma tahtsin rääkida. Jõudu on piisavalt. Tal on siuke mingisugune dünaamiline jõu jagamine või midagi, mille ma lülitasin suht kiiresti välja. Et alguses, kui paid käima, oli hästi vaikne on ja ongi, kui lased siin mingit muru tavalist on ja võib-olla on hea, kui on siuke vaikne. Aga samas ma saan ise jõudu nagu kolme tausendist muuta ka. Et mis ma tundsin oli see, et kui ma hakkasin nagu seda paksemat tundma, siis ta läks liiga kaua aega, et seda rohkem jõudu taha lükata. Et siis see häiris mind, siis ma lülitasin selle välja. Siis üks asi veel, mis oli hea või mis oli halb, räägime halvad asjad ära siis, on see paganama rihm. Et tal võiks nagu ikka mingid traksid olla. Tal võiks nagu mingid traksid olla, oleks parem. Aga peab vaatama, äkki saab mingid traksid kuskilt eraldi osta. Aga natuke saab seda ergonoomikat seal parandada ka, natuke seda sättida ilmselt saab natuke paremaks, aga jah, ma tunneks, et traksid oleks ilmselt paremad. Siis head asjad oli, muidugi see, et jõudu oli kõvasti, väga mõnusalt tegi, ja vaikne on nagu. Ja mis veel on, paar korda oli vaja, alguses ma ei osanud sisse lülitada, aga tal on see, et saab tagurpidi keerlema panna. Et mul oli seal metsmarjad, need on siuksed tugeva varrega nagu ja need kerisid ennast ümber sinna. Ja maa küljes samal ajal kinni, et edasi nagu ei saanud. Siis panin tagurpidi käima, keris nagu lahti ära ja siis sai edasi lasta. Nii et ma ütleks, et väga hea ost oli jälle. Oled rahul? Ma olen väga rahul sellega praegu, jah. Ja kui ma veel hakkan neid teisi asju kunagi katsetama, Vot, aga nii palju siis trimmerist ja muru niitmisest. Kärt hakkab täna nüüd siis oma aparaadiga niitma. Eks ta siis saab ka pärast anda oma kommentaare. No vot, pead ettevalmistada. Mina tegin juba hommikul ettevalmistused ära. Ma tegin pannkooke. No vot. Aga ma räägin. Sa oleks ikka pidanud tööriitusega. Sellel on natuke rohkem jõudu kui seal teisel. Teisega ei juhtunud kunagi nii. Aga nüüd natukene uudistest. Ma ei tea, kas Kärt tuleb või ei tule, aga me räägime. Ta tahab ka kuulda uudiseid, ta ei tea, ta ei ole enne näinud uudiseid.
võib-olla juba enne jäi siin trimmerdamise juures ja siin jäi kaadrisse, aga tada, vaadake, siit on kadunud pakud ja need jändrikud, puutüved siit, need kased. Ja siia on tekkinud hunnik materjali, puitmaterjali, ehk siis naabrimehega eile tõime naabrimehe juurest siia mulle materjali ja naabrimees oli nii hea, et 5 pakut ka minema. 5+, aitäh naabrimees! Nüüd me saame alustada oma erinevate projektidega, kanakuudi täiustamisega ja kõigise asjadega ja siis siia sisse kanakuudi ehitamisega. Talveks siis. Me arvame, et varsti tuleb kohe talv. No põhimõtteliselt tuleb, suvi on kohe läbi ja 2 nädalat veel. Et siuke suur uudis, 10% ma jõuan oma uudised ära räägida. Et siis ma üritan need pakud siit nüüd ära vedada ATV-ga, vean lõkke kohta, siis lasen siit trimmeriga üle ja siis peaksin saama edaspidi niidukiga niita. Siia lõkke koht tuleb ka natuke ära riisuda ja siis peaks saama siit juba päris suurt ala jälle niidukiga niita, mis on hea. Ja siis üks asi veel, mis meile toodi, reedesel päeval toodi, oli reede. Reedel toodi meile midagi huvitavat hoovi maja juurde. See on siis maja uudised nüüd. Toodi meile siuksed asjad. Ehk siis katus saabus. Saabus katus. Kes juba aru saab, see on tegemist klassik profiiliga ja musta värvi katus siis. Ja lootus on siis, et uuel nädalal pannakse siia peale ära. Siis saab juba hoopis parema pildi ette asjast. Aga jah, katus toodi ära, siin on kõik käiguredelid, lumetõkked, kõik asjad on siin olemas. Nii et nii palju siis selle maja poole pealt uudist. Aga eks te siin nädala jooksul näete veel neid uudiseid, mis siin maja jooksul tulevad. Et nüüd me oleme oma videodega jõudnud laivi põhimõtteliselt ju. No jah, täna hommikul tuli meil video välja ja nüüd me jälle filmime järgmist nädalat. Et meil ongi reedeni filmime ja siis teeme videot, pühapäeval tuleb välja. Jah. Põhimõtteliselt nii on meil nädala plaan. Vot nii on lood, aga vähem möla ja pikem samm öeldakse, nii et ma panen ka oma suumulgu kinni ja proovin nüüd mõelda välja, mis ma järgmiseks tegema hakkan. Vaadake mu seksikat naist. Vaadake. Aha, vaadake. Opa! Täitsa minu oma. Väga Kenjo. Väga muekas värk. Nii palju said ka ainult või? Pool veel vaja, aga sealt on, aga ma ei tea, ma ei jõuda minna. Miks sa kardad? Keda sa kardad? Ussi. Siin ei ole ussi. Tule minu järgi, tule. Tule siia lauahunniku otsa. Võtad naela jalga just. Praegu ei näe naela. No siit saad veel natuke. Siis võid sinna minna. Seal on ka ju. Ärge unustage kalja osta. Keegi just tegi mingi story, et vaatas meie videot, siis ostis kalja, nii et. Saad snappi või tehku ikka story ja tag'i, kui see sakku ära, siis äkki hakkab tulema mingit kalja siia poole veerema. Ma nägin Instagramis mingit vaarika šokolaadi snäkki ja ma nägin seda juba mõnda aega tagasi, aga siis olid juba vaarikad otsas, nii et ma tahan seda täna teha. Aine. Ühesõnaga ta näitab teile, aga ma olen siin, kuidas on see, prokrastureerinud, mis see sõna on? No ühesõnaga, olen tühja passinud. Hakkame seda ust tegema. Et ma käisin garaažis, otsisin oma sealt furnituuri kastist. Mul on eraldi mööblifurnituur või kus on neist hinged ja lukud ja mingid, ma ei tea, liugurid ja mis iganes. Igal mehel on siuke kast. Otsisin, kas mul on mingeid asju, midagi seda teha üldse. Ja leidsin, tuul on täna nii suur, ma loodan, et see kaamerasse ei tule. See on seal üleval küll. Vaadake, kui suur tuul on. Aga siin all nagu mets hoiab kinni, nii et siin on natuke parem. Aga plaan on siis see, et selle posti ma löön siia ja selle võrgu kinnitan siis siia külge, lõikan siit läbi ja kinnitan siia külge. Siia teen siukse raami nagu ukse raami ja selle võrgu panen siis selle ukse raami külge ja siis hingedega kas siia külge või siis siia kasti või pigem vist siia selle puurigu külge panen kinni hinged. Ja siis ta käib niimoodi lahti. Et siuke lihtne, labane värk, aga
see värav peab olema nii lai, et see käru mahuks sisse, nii et mõõdame kõigepealt selle käru ära ja siis paneme selle posti siia ja siis vaatame edasi. Noh, lasin kiirelt kokku. Siuke 150 kõrge ja 100 meetrit, jah. 100 senti lai, meeter lai. Aga kui te neid hingesid vaatate, siis no need on ikka pisikesed. Aga mul olid 4, ma panen kõik 4 ära, loodame, et vähemalt kannatab natuke aega, aga ilmselt tuleb poest suuremat tuua. Ja nüüd tuleks siia ju panna niipidi ka need. Et kui see ots nagu kannab, siis ta raskus nagu läheks selle peale kõik, kus hinged on. Aga vaatame, kas mu väike aju saab sellega hakkama või mitte. Vaadake, Kärt niidab oma pisikese masina. Las niidab sinna puuda alla, ma enam ATV-ga ei pääse, see on õunu täis, oksad on nii madalale tulnud, et ma enam ei pääse. Aga me ei taha veel kohe kõiki puid maha võtta, me tahaks enne aru saada, mis õunad kuskil peal kasvavad, et siis pärast otsustame, mis me maha võtame. Aga ilmselt me oleme sellest ka rääkinud. Nii, aga uksepoiss sai valmis või raam, siis ukseraam, see võrk läheb siia peale. Aga proovin nüüd välja mõelda, kuidas ta siia kinni panna. Vahepeal nii palju edusamme. Pidin selle posti, mis ma enne sisse tagusin ära võtma. See oli natuke liiga viltu. Aga nii ta hakkab siin olema praegu. Ma panin selle värava siit tagant lihtsalt 2 kruviga kinni, et oleks nagu paigas, et ma näeks, kuidas ta jääb. Siis panin selle posti. Panin siia posti peale laua. Et see võrk tuleb siia laua peale siis kinni. No mingi samasuguse liistuga panen siit kinni selle võrgu. Ja siia panen siis ka hinged. Ja siis ta hakkab niimoodi nagu lahti käima. Et vaatame siis neid hingesid nüüd, kuidas nendega jääb. Kanad päris muidugi kõik välja, nii kui aed lahti tulakse. Vennad on läinud, aga nad ei lähe väga kaugele kunagi. On nii või? Kas on nii või? Kook ja üks vaeseke jäi aeda kinni, teised olid läinud, tal nii paanikas. Siis võtsin ta sülle ja tõstsin ka välja, sest aju tal endal piisavalt ei olnud, et väravaugust välja tulla. Olgu, ma vaatan, mis nende hingedega saab ja siis vaatame tulemust. Tõe hetk. Kas hakkab värav käima või jah? Panin esialgu 2 hinge, vaatame. Täitsa käib ju. Tundub küll nagu. Ei tundu midagi häda olevat. Ei tundu. Tundub isegi väga hea. Isegi vajub ise lahti. Panen sinna veel need 2 hinge veel juurde. No pane. Võrgu peale ja peaks hea olema. Võrgu oleks või muidugi enne peale panna, kui värav siia sai pandud. Aga noh, ju saab nii ka. Sest nii oli mul kergem neid hinge ja asju panna üksi. Aga... Üksi? Sa oleks meid kutsuda? Ma olen väga iseseisev. Ma niitsin muru. Niitsin muru, ma näitasin teile, et sa niitsid muru. Sa oled paparatso. Ma olen kõike jõudnud teha. Tubli oled. Tubli. Väga hea, näe lõpuks sul värav. Väga hea, ma löön mingi 9-7 korda pea ära. Ei ole vaja mehele iga poole aasta tagant meelde tuletada. Kui mees ütleb, et mees teeb, siis mees teeb. Siis võtab. Nüüd järgmine poole aasta, siis ootan, kui siia tuleb see. Ai. Ja. Ei midagi, ma ise loll. Kõik on hästi. No kurat. Siia on midagi vanema. Oi. No see on ikka palju parem kui eelmine. No ma arvan ka, et see on parem kui eelmine. See on ikka korduvalt parem. Ma arvan, et see on lausa luksus. Jah. Very cool, very nice. Pean mõtlema, kuidas see siia panna. Kanad tuiavad seal. See on ka üks suur kana.
kassi ju. nagu päris. Nagu päris reaalselt. Lõpuks ometi. Wow. No võt. Ja kui me siin juba ühtlasi oleme, siis lahendame ühe teise mure ka ära, mis on seal YouTube'i kommentaarides öeldud, et kanadel on keppi vaja. Või noh, astmeid on neil vaja. Paneme neile seda astmeid. Tea, kas nüüd nad juba ehmatavad ära need? Ma ei tea. Peame Ma ei tea, proovima. kui kaugel need üldse üksteist olema peavad, aga ma panen silma järgi. Pane silma järgi. Vähemalt neil on toetada kuhugi. Kanadel on hea päev täna. Jah. Saavad nii palju nautida vabadust. Nüüd saab seal enne puusaalist juba lihtsalt kõik ära nokkida. Sul see chati käest enne küsida, kui tihedalt need on. Aga noh. Ei, ma arvan, et see on jumala pain. Ma arvan. Et sa käiks. Ma käiks jah. No see on kõige tähtsam, et sa käiks. Meil on täna kurvad uudised. Oleme kaotanud ühe oma perekonnaliikme. Meidän Matilda läheb ära. Läheb uutele jahimaadele. Ära nii ütle, see kõlab nagu ta läheks vana rauda. Ei, me loodame, et ta ikka läheb uutele, mitte ei looda, vaid me teame, et ta läheb uutele seiklustele. Nii et jah, täna on see kurb päev. Nii et tegimegi ta just siin puhtaks. Ja läheme viime ta ära. Ja jah, nii siin saavad siis meie vanamuti seiklused otsa meie käes. Aga ma arvan, et tal tuleb veel palju uusi toredaid seiklusi. Ja jah, väga kurb sündmus ausalt öeldes. Praegu olen siin hooga seda koristanud ja siis ei ole väga nagu mõelnud nende asjade peale, aga nüüd siis, kui saime valmis, siis tundsime seda nukrat hetke. Aga see on parem, kui tal siin meie käes istuda ja roostetada, sest meil ei ole praegu võimu temaga tegeleda. Nii et loodame, et uued omanikud annavad talle head hoolt ja ta pakub neile toredaid uusi seiklusi. Vot, siuksed uudised siis. Kui muidu oli mina see, kes ei tahtnud müüda, siis kui see hetk tuli kätte, kui ma ütlesin Kärdile, et nüüd on vaja teha, siis Kärt oli mingi, aga äkki see, äkki teine, äkki kolmas. Siis ei tahtnud tema enam müüa, nii et ei ole hullu. Aga jah. Ühesõnaga me kaugele ei jõudnud. Me oleme remonditöökojas, sest et Kenekas ei lae, mis me 2 aastaga Itaalias, mitte Itaalias, Hispaanias ära vahtsime. Isegi mitte 2 aastat tagasi, aasta ja pool. Nii et jah, tore. No nii, läksin Matildat Tartusse viima ja Matilda otsustas tee peal katki minna. Või no mitte katki, aga Kenekas andis saba, lõpetas töötamise. Hakkasin siis koju tagasi sõitma, aga helistasin juba Tallinnasse seal oma sellele nii-öelda meie mehaanikule ja uurisin varuosa ja siis tee ääres nägin, tundus nagu mingi autoremondi koht. Keerisin ringi, keerisin sisse ja olidki mingi autoremondi töökoda. Ja ütlesid, et homme hommikul saavad ära vahetada. Nii et jätsin bussi sinna, homme hommikul vahetavad Keneka ära ja siis viime bussi Tartusse homme ära. Aga kui te mäletate, siis me rääkisime, et meil viidi see veepump minema
siit kaevust. Ja kui te nüüd näete, siis siin on värskelt kaevatud. Me läksime kaevasime eile mingi lõunapaiku oli meil ehitajaga kokku saamine, kus me rääkisime maja värvidest ja plaatidest ja kõigest. Ja siis ma kurtsin seda muret, et kas tal on võimalus, et kas tal on keegi, kes tegeleb selle kaevupumbaga ja asjadega või ma pean organiseerima kellegi ise, et nagunii on varsti juba majja vett vaja. Ja see oli eile ja täna on meil kraan majas. Veetoru on siin. Kraan otsas. Vesi majas. Nagu lihtsalt. Saate aru? Nagu 24 tundi möödas põhimõtteliselt ja tehtud. Ulmehitaja meil. Tere õhtust! Täna on meil reede, ehk siis selle nädala video viimane päev. Pühapäeval juba pean video välja panema. Ja meil on tegelikult päris palju uudist siit maja pealt. Või on juhtunud asju siin, ütleme nii. Aga enne, kui me neile näitame seda, mis maja peal on juhtunud, enne meil on üks muu ülesanne siin, millega tegeleda täna. Ja see ülesanne on see pargitatar. See põõsas on siin päris suureks juba läinud. Et otsustasime, et me võtame selle siit maha. Et me väga palju mingit tõrjet hetkel ei tee, aga me lugesime, et ka pidev niitmine tegelikult aitab. Et siis Eestis on siis mingisugused nagu uuringud tehtud, mingi 5-aastased või mis iganes, kus siis 5 aastat on erinevad piirkonnad ja on erinevat moodi tõrjutud, on ju. Et kus on siis ainult niidetud, kuhu on pandud seda geotekstiili või kile, kuhu on siis herbitsiidi pandud ja nii edasi. Et need uuringud peaks siis järgmine aasta, kui ma nüüd õieti mäletan peast, läbi saama. Aga me alustame sellega, et ma lasen nad trimmeriga maha ja siis me leidsime seda herbitsiidi, mis siia pannakse. Et see siis käib niimoodi, et sa niidad maha, jätad umbes nii palju, jätad seda vart alles ja siis iga selle varre sisse tilgutad seda herbitsiidi või seda mürki, siis see läheb sinna risoomi sisse ehk siis juurestiku sisse ja peaks nagu aitama kaasa sellele taime väljaminekule, aga see protsess see ei ole mingi aastane ega 2-aastane, see on pigem 10-aastane protsess. Et aga me võtame ta siis täna maha, viime sinna kuskile kuivama ja siis kui ta ära kuivab, siis saab ära põletada need taimevarred nagu. Ja siis toome seda herbitsiidi mingi päev ja paneme seda herbitsiidi siia sisse. Et täna siis tegeleme sellega, et võtame ta maha, mina niidan ta maha ja Kärt siis veab ära. Ja vaatame, mis me temaga teha saame. Et plaan on siis see, et esialgu paneme seda herbitsiidi ja siis kui meil mingi hetk, kui saab nagu maja valmis ja me saame siit nagu selle platsi puhtamaks, siis meil tuleb veel see samane ekskavaator, kes meil siin seda sodihunnikut sorteeris ja siin seda pinnast tegi, tuleb siin nagu nii veel töid tegema, et me laseme tal siis nagu kaevata natuke ja siis paneme sinna pinnas alla, panemegi siis selle kile või selle geotekstiili ja siis vaatame sinna, mis siin peale siis saab panna, on ju. Et aga midagi siukest sinna alla. Et jah, aga esialgu võtame ta maha. Ja siis, kui ma siin maha võtan, siis me saame jälle siit ära koristada suuremad kivid ja asjad, siis ma saan hakata Frankensteiniga siin niitma ja see peaks ka nagu kaasa aitma sellele, et ta vähemalt ei levi. Ja ma lugesin, et septembris on tal tegelikult see õitsemisaeg, et siis selleks ajaks võiks ta kindlasti maha võtta, nii et võtame ta maha. Ma panin trimmerile selle plastiktera ja vaatame, kuidas see saab. Ja teeme selle ära ja siis vaatame majaga. No nii, seis juba parem. Oleme siit hunniku enamuse juba maha võtnud. Iseenesest ei ole väga kehva, sest see trimmer selle plastikpeaga võtab ülihästi lihtsalt. See on nagu nii hea. Aga ta on nagu ikkagi siuke võsa maha võtme, et ta kukub sulle peale. Sa pead natukene lõikad, selle tõstad eest ära ja lõikad.
nagu nii hea. Üks ei ole jälle väga rahul asjaga. Ei, ma väga õnnelik, nii meeldib visata. Oi, sorry. Oksi, näida, mis asja. Pargitatart. Pargitatart meeldib sulle visata. Anna mulle ka lonksu, palun, mu joogi janu. No vaata, isegi Kärt hakkab kalja jooma. Ma vaikselt raaboffin ikka igale kõigile, varsti joovad kõik eestlased kuradi kalja minu pärast. Sa oled siuke influencer. Influencer, jah. Aga mis ma siin ise kunagi mõtlesin, et mis sellega saaks teha, et kuna öeldi, et siia peaks nagu mingi katte peale panema, on ju. Et no okei, esimene aasta me proovime siia mingid herbitsiide panna. Kuna siin nagu midagi muud tegelikult meil ei ole, et siis proovime selle herbitsiidi asjaga. Ja järgmine aasta ma tegelikult nagu mõtlesin seda, et siin on see ilus paju. Seda me oleme siin mitu korda ilmselt näitanud, aga see on hästi ilus. No siit poolt ta praegu on nagu ei ole kasvanud, sest siin ilmselt ei paista päike. Et plaan on see õunapuu ja sirel ja kõik siin maha võtta, et ta jääb siia üksi nagu siia keskele. Ja siis võiks ta nagu siia poole ka ilusaks kasvada. Ja siis ma mõtlesin, et teha siuke nagu, ma ei oska, kuidas ma seda seletan. See on nagu mingisugune kuskil Itaalia väikene mingi plaasa või midagi, siis siuke kividest nagu väljak ja siis see puu oleks nagu seal keskel või niimoodi. Et nagu puu ümbert hakkaks siis tulema, siis ülejäänud oleks nagu plats. Aga probleem on selles, et siin puu kõrval on ka juba seda pargitatart. Et ma ei tea, kuidas see õnnestub. Aga me proovime selle herbitsiidiga teda kontrolli alla saada ja eks see pidev nagu niitmine aitab ka. Aga jah, midagi lihtsalt ei ole, ütleme nii, selle asjaga, nagu ma lugesin. Et mingit head lahendust ei ole. Vähemalt 10 aastat võib see tulemus veel. Jah. Ja et Intsans põhimõtteliselt vana mees juba selleks. Vana mees, siis kui meil saab lõpuks pargitatal hävitatud. Mina istun seal kiiktoolis seal terrassi peal ja sina möllad sellega tulevikus. Sest ma olen nii vana, ma ei jõua enam. Ma käin rulaatoriga. Aga sina oled meil ju noor, sina saad veel sinna aastaid ja aastaid sellega möllata. Aga ma juba järgmine aasta olen nii vana, et ma pean seal kiiktoolis ainult olema. Ärge võtke endale vana meest. Kas sa tööd ei pidanud tegema või midagi? Ma juba näen. Mine, jah. Tann. Niisugune sai siis. Tegelikult sai nagu enam-vähem, aga meil ei ole korralikku raudreha praegu. Kes vaatas seda, kuidas ma seda kasvuhoone kõrvalt nägi, siis kõik läksid katki pooleks. Meil on vaja osta korralik raudreha, terve. Aga põhimõtteliselt sai nagu puhtaks. Võtsime ära, kuhjasime kõik kokku kuivama, nagu käsk on. Või soovitused. Ma ei tea, kas see käsk, no tegelikult vist on käsk isegi. Ja see oli käsk, jah. Jah, et territooriumit ei tohi ära viia, et pead ära kuivatama ja ära põletama selle asja. Nii et panime nad sinna, me ei saa nii pea veel põletada, kuni majal ei ole katust peal. Aga maja juurde me nüüd kohe jõuame. Me lähme, paneme inimlikumad riided selga, teeme natukene pausi. Peseme ära ka ennast. Peseme ära ka arvada. Ja siis tuleme värsketena ja siis on mõnna. Arvad nii, jah? Jah. No olgu, siis näeme mõne aja pärast, me lähme käime pesus ära, Kärt arvab, et ta on siis ilusam. Olgu, ma ei tohi midagi öelda. Puhtad, fresh. Nüüd Kärt on nüüd ilusam. Jah. Aga, nagu lubatud, majast. Alustame tagant. Alustame sealt tehnoruumist. Ma juba vahepeal seda näitasin, et me saime vee-tehnoruumi. Siit siis pandi. See on lisatoru, mis siis jääb hiljem. Saame sauna viia või kuhu iganes. Vaata, uss. On. Vasskuss. Vaata. Vasskuss. Oli, aga seda ma näitasin teile. Aga mõni terasem silm ilmselt nägi seal klipi peal ka, et siin on plaat maas. Tegelikult on plaat maas, kena. Ja vuugitud ja kõik jutud. Aga siin on see paber peal. Aga ma astun siia nüüd sisse. Ja siin on näha, et on ka kõik pateldatud juba. Ma arvan, et lihvitud veel ei ole. Et lihvimine ja siis tuleb värvimine.
ja jah, aga plaatimisega on kõik tehtud, siuksed kõrgendused valati siia ilusti, kus need kõrid tulevad tuppa. Siia samamoodi, kus on need, mis nad nüüd on, kollektorid. Ja siit tuleb siis on see vesi meil, mis tuleb sisse, mida me saame juba praegu kasutada. Ja nagu näha, siis laes on ka elektrijuhtmed. Need ootavad siis, et elektrikilp tuleb siia, et need on praegu siia kõik üles ära pandud, et maaler saaks oma tööd teha segamatult. Aga lähme siis vaatame tuppa. Et näeme, mis seis toas selle elektri asjaga on. Ja mis seal veel uudist on. Nii, astu sisse. Nii. No, siin on juba osp ühel pool seinas. Ma isegi ei mäleta, millal see viimane kord oli, kas karkass oli siis juba valmis, kui me näitasime. Aga ühesõnaga, jah, elektrikaablid on igale poole veetud, nagu näha. Ja noh, näiteks see kapiruum on juba siin pandud. Siin on osp kõik olemas. Internetikaablid ma lasin siis siia vedada või noh, netikaablid, mis siis tubadesse laiali lähevad, et siia ma panen väikse räki, kuhu siis internetiruuter ja kõik muud asjad tulevad. Nüüd siis vannituba. Vannitoas on ilusti veekindel kips ja on siin juba tehtud seda hüdrokaitset on siin pandud ja siia on valatud ära siis need kallakud asjad. Et kuidas siis tulebki, et siin on nagu kallak, seal on nagu näha see renn valatud, et siin on kallak, siia jääb nagu tasane pind, siia vahele tuleb klaas täpselt selle plaadi peale. No. Ja siin on siis nagu plaadivalik, praegu on valgus päris kehva, ma ütleks, aga need on siis plaadid, mis tulevad, et siuke heledam marmoritooni läheb seina ja hall tuleb siis põrandale, kätt valis siuksed. Ja need siis jooksevad siit täpselt. Ja siit sirge peale siis tuleb klaas vahele, siia saame mingi kapi või asja panna ja siia jääb siis pesukoht. Vot, ja siin samamoodi see elektrikaablid olemas, laes 2 valgust, siia tuleb peegli taha valgus, Kärt tahtis. Ja oota, aga kas pistikuid ei ole? Või pistikud on siin seina taga äkki, sest pistikud ma ju tellisin ka siia. Mõtlen, kas pistikud on siin, jah. Need on vannitoa pistikud. Pesumasina pistik ja pesumasin pluss pistik. Et need tulevad siit läbi seina siis pärast lihtsalt. Et on ikka olemas ja pööningule lasin ka siis ühe internetikaabli vedada, jätta sinna rulli, et ma veel ei tea, kumba maja otsa ma panen antenni, et meil on siin ainult mobiilne internet. Vot, ja ka muud vist ei olegi väga uudis siin. Värvivaliku saime ja siis valisin tubadesse värvid ära enam-vähem. Ja veel Liitsule polegi näidanud. Aga mis maa siia puutub? Värvi, no siuksed soojad toonid, mulle meeldivad soojad toonid. Ma olen nii vana, et ma ei taha enam külma, ma tahan sooja kodu. Aga vana on ta, jah. Aga jah, järgmine nädal siis hakatakse ilmselt ospi panema. Vannituba hakatakse plaatima. Ja no sa pead arvestama järgmine nädal, lühike nädal. Jah, aga hakatakse, minu arust ta ütles, et hakkab põrandat plaatima. Põrandaplaatimist rääkisid. Jah, et põrandaplaatimine minu arust hakkab teisipäeval, ta hakkab põrandat plaatima, et tal esmaspäeval on seal vaja veel ettevalmistusi teha. Aga teisipäeval hakkab siis põrandat plaatima ja kui põrand on plaaditud, siis saab hakata seinu plaatima. Et niimoodi läheb ja ilmselt siis seinad tõmmatakse üle ospiga ja siis tuuakse kips ja pannakse kipsiga üle ja siis saab juba maaler alustada. Vot, meie peame homme minema linna veefiltrit ostma. Oma veenäitudega lähme siis poodi, siis nad panevad õige filtri kokku. Ja jah. Ja nii palju ongi uudist. Rohkem midagi ei ole, jah? Jah, et kui ma siit läbi seina lähen ja õue lähen, siis et me lasime ka õue panna siis valgusti kaablid ära. Et nagu näha ümber maja, siis igal pool on need kaablid väljas. Et hakkab siis igal pool olema valgustid meil seina peal. Ja jah, valgustid me veel ei tea, millised tulevad, aga jah, on olemas need kohad. Kaablid on veetud, ma pean nüüd hakkama valgusteid valima. Ja tuleb siis ümber maja, ümber maja ei tule, sinna tehnoukse ette ma ei pand, et see on siuke maja nurga tagune, ma väga ei käi siin, on ja võib-olla tuleb siia see kütteseadme osa ja nii edasi, et
ma arvan, et ei ole vaja siia. Siin on üks kaabel jäetud, siia tuleb see hämarusandur, et ma tahan, et need tuled hakkaksid siis nagu ise automaatselt käima põlema ja kustu, kui läheb hämaraks, et ei hakka siin mingi lülitama iga õhtu. Vot, aga nii palju on uudiseid siit siis. Katus on endiselt siin, üle järgmine nädal hakatakse katust panema, sest katusemees puhkab järgmine nädal. Ja me peame nii pidi keerama, muidu päike otse kaamerasse. Aga nii palju siis see nädal. Eks siis võib-olla järgmine nädal näeme, kui meil midagi teha on. Ja siis me võisime bussi ka ära. Jah, Matilda läks minema ka, nii et see on nüüd läinud lugu. Aga läks väga headele uutele omanikele, ma võin öelda, et neil on väga suured plaanid ja ma loodan, et nad lähevad täide ja võib-olla saame kunagi ka teile näidata, mis Matildast siis saanud on. Jah. Vot. Olgu. Näeme järgmine nädal. Tšau! Tšau!